Tere, aiandushuvilised! Selleks, et orienteeruda siin aiandamise ja väetamise maailmas, võiks silmas pidada kahte põhimõtet. Üks nendest on see, et kui võtad, pane tagasi. Ja see kehtib peamiselt just tarbeaia juures, sest et kui me ikkagi võtame sealt saagi näol ära erinevaid toitaineid sealt mullast, eriti kui me kasvatame aiamaal mineraalmullas, siis samamoodi tuleks neid toitaineid sinna mulda ka tagasi panna, et mitte seda tasakaalu ära rikkuda. Ja isegi kui sa kasvatad näiteks substraadis, siis tegelikult on see sama põhimõte, et kui sa kogu hooaja vältel tahad sealt saaki saada, siis meil ei ole võimalik ühe korraga kõiki taimele vajalikke toitaineid kaasa anda, nii et seda väetamist tuleks ikkagi selle aktiivse vegetatsiooniperioodi jooksul, nagu meie suvi on, siis ikkagi jätkata. Ja teine põhimõte on see, et liiga palju head ei ole ka hea. Et kui sa oled juba neid taimi väetanud varem, siis sa võiksid mõelda ja võib-olla vaadata uuesti ka selle toote juhendit, et kas juba sai piisavalt. Või kui sa kasutad oma aias ka erinevaid orgaanilisi väetisi, siis võiks mõelda selle tasakaalu peale, et mida veel juurde anda ja mida mitte. Sest toitainete vahekorras on väga habras seis, et kui näiteks mingisugust makroelementi saab liiga palju, ka see võib tegelikult meie saaki mõjutada. Ja näiteks mõni kultuur, mis peaks vilju kasvatama, võib näiteks lämmastiku liia puhul hoopiski liiga palju lehti kasvatada ja hoopiski mitte õitseda ja viljuda. Et selle peale võiks ka mõelda. Aga ikkagi selleks, et saaki saada, väetama taimi peab, sest ka nemad ju tahavad süüa. Ja Horticomil on tegelikult väga lai väetiste valik, aga siin me tahtsime näidata mõnda väetist, mis tegelikult siis aitaks kõige paremini algust teha, et selles maailmas orienteeruda. Siin on üks pikatoimeline üldväetis ja tema on täisväetis, mis tähendab seda, et tema sisaldab makroelemente, mis on siis lämmastik, fosfor ja kaalium ja siia on lisatud veel taime kasvuks vajalikke mikroelemente ka. Ja nad on just omavahel sellises õiges vahekorras, nii et ei ole sellist olukorda, et on ühe toitaine liig, mis siis tegelikult takistaks taimel mõne teise toitaine omastamist. Ja ta tuleb sellise hästi ilusa ühtlase graanulina. Ja sellist väetist mina just kasutaksin siis, kui ma olen mingisuguse köögivilja istutusala või peendra rajanud ja graanulväetiste puhul just peaks seda silmas pidama, et kui neid nagu kasutada, siis peaks nad mulda või siis kasvusubstraati hästi ilusti ühtlaselt sisse segama. Sel juhul on ta seda mulda ka ühtlaselt väetamas ja ei ole ohtu, et mõni taim saab üle väetatud. Ja kui siin ikkagi veel rääkida graanulitest, siis sel aastal mina olen saanud päris igal pool just lillede juures kasutada seda pikaajaliselt toimivat suvelilleväetist ja sellesama väetisega istutasin ka peendrasse endale daaliad ja gladioolid. Ja daaliad on juba tegelikult väga ilusti loosaka õitsemist juba alustanud ja gladioolid, nendel on väga ilus lehestik praeguseks juba kasvanud. Ja siin on samamoodi, ta on selline ilus graanulväetis ja seda on ka hästi mõnus mulda sisse segada, et kui ma seda teen oma käega ja sisse seda segan, siis tegelikult ka selle mulla taustal ma kohe näen, et ma olen ta ühtlaselt laiali ajanud. Ja selle juurde ka siis tegelikult peaks vaatama, et kui näiteks on juba taimede istutamisega siin tegu, ma olen sel suvel natukene hoogu sattunud ja mul on ka väga palju selliseid suvelillepotte erinevates aianurkades, siis peaks vaatama, et ta ei satuks klumpi siia poti sisse. Ja kui ma olen hiljem pidanud juurde segama, et siis ta ei jääks lehtede peale, sest nii ei ole ka mõeldud, et see võib sellist natuke kõrvetamist nagu tulla. Aga kui ikkagi mõelda nende ilusate lilleamplite peale, mida praegu ka sotsiaalmeedias on igal pool näha ja kui natuke täpsemalt nende kohta uurida, siis ka sealt saab lugeda, et väga sageli on nende ilusate lopsakate amplite väetamise juures kasutatud Terraflexi kastmisväetist. Ja see on üks enam müüdud väetis ja väga hea põhjusega, sellepärast, et siin on selle retseptiga tõesti väga palju vaeva nähtud. Aga kastmisväetise puhul peakski silmas pidama seda, et valmis tehakse just see lahus, mis kohe ka ära kulub. Selleks, et siis sellised aktiivsemalt liikuvad toitained, nagu näiteks on lämmastik, et tema siis kuhugi ära ei läheks. Nii et praegu ka mul on siin laual üks Pelargon, mis on täisõies ja üks suvidaalia, kellel on juba õienupud küljes, aga küll tema varsti jõuab ka täisõide.
Kui ma tehaksin neid kahte siin praegu kaste, siis mul on siin väike liitrine Elho kann ja sees järgides ikkagi seda juhendit, ma teen valmis kogu väetuse vee koguse, mida ma tahan praegu kasutada ühe korraga ja ma tean, et mul on siin selline mõõdulusikas, et selle koguse peale läheb mul selline väike teelusikas. Ja siis mul on oma väetise segamise pulk. Ja kohe siis panen selle väetise kas kastekannu põhja ja lasen vee peale või siis mul antud hetkel on see vesi siin kastekannu sees ja kohe panen selle suurema veekoguse sisse selle väetise pulbri. Ja miks ma nii teen, ongi see, et mida ma tahan vältida siin kastekannu sees, on küllastunud lahus. Nimelt tähendab see seda, et kui ma üritaksin seda kastmisväetist algusel lahustada väiksemas koguses vees, näiteks võib-olla siin väikses klaasis ja siis suuremas koguses, siis siin klaasis võib tekkida küllastunud lahus ja seda on kohe näha ka, kui selle anuma põhja tekib mingisugune sade, sest kastmisväetised tegelikult on väga hästi lahustuvad ja seda sadet tekkida ei tohiks. Ja sademe puhul võib tekkida ka see küsimus kohe, et mingisugused soolad ehk siis need taimetoitained on siis muutunud kristallideks ja siis nad tegelikult ei ole selles vees lahustunud ja kohe ei ole ka taimele kättesaadavad. Ehk siis sel juhul ei saa see väetis seda headust teha, milleks ta välja arendatud ja loodud on. Ja kui siis kastmisväetist kasutada, kui on võimalik, siis võiks muidugi vaadata sellise ilma, kus ei ole lauspäike või teha siis seda varjus. Ja võiks teha seda nii, et kui see kastmisväetis on tehtud kastmise jaoks, mitte lehekaudselt väetamiseks, et siis ei jääks neid kastmisväetise tilkasi ka lehtede peale, sest koos päikesega võivad kohe siia igasugused koledad plekid sel juhul peale tulla. Ja see muld, mida me väetame kastmisväetamisega, võiks olla eelnevalt niiske. Et kui nüüd kastmisväetist panna kuiva mulla peale ja kuiva juurepalli peale, siis see võib tegelikult ka taimele natukene liiga teha ja natukene kõrvetada. Et neid asju võiks siis kastmisväetise kasutamise juures meeles pidada. Ja veel üks kastmisväetis, mida ma olen oma aias kasutanud, on see okaspuu kastmisväetis. Et miks ma ka seda näidata tahan, on see, et minul olid ühed elupuud, mis said natukene viga, kui märg lumi nende oksesi lõhkus. Ja nendel väikestel kastmisväetispakkidel on ka see mõõtelusikas kaasas, et siin saab siis tegelikult kohe ka veeliitrite järgi vaadata, et kui palju seda sinna kastekannu põhja on vaja panna. Nii et ka selles mõttes koduaedniku jaoks ja hobiaedniku jaoks on see minu meelest väga hästi läbi mõeldud, nii et ei pea ise agrokeemia kursust läbi tegema, et saab juhinduda sellest juhendist, mis siin on. Ja mis mulle veel endale meeldib, on see, et ta on piisavalt suures kirjas siin, mis on tegelikult iseloomulik Horticumi brändi väetistele, et on hea lihtne lugeda. Ma loodan, et sa said natukene julgustus juurde ja natukene ka mõtteainet, kuidas oma taimede eest hoolitseda ja kuidas neile süüa anda. Ja kõik need tooted ka siin, mida sa näed, need on saadaval Horticumi e-poes ja erinevate edasimüüjate juures. Ja kui see video oli ka sulle kasulik ja sa said siit midagi uut teada, siis tea, et me kindlasti ootame sind selle Horticumi YouTube'i kanali tellijaks. Toredat aiandamist!